Selline uhke kamp kuldseid mootorrattureid võiks olla Pärnu linna sissesõitu kaunistaval monumendil. Tegemist on Eesti jaoks aset leidnud ajaloolise sündmusega. Nimelt 1936. aastal korraldas Rahvusvaheline Motoföderatsioon tähesõidu Berliini olümpiamängude auks. Sellel osalesid ka toona tuntud Eesti mootorsportlased. Teele läks 14 ratast. Kui siis eestlased lõpuks sinna kohale jõudsid, siis selgus, et ja punktid olid kokku loetud, siis selgus, et kolmanda koha said lätlased. Lätlastel oli punktide arv 1050. Teine koht oli Luksemburgil, kes said 2600 punkti. Ja eestlased, üllatus, eestlaste punktide arv oli 15 700 ja peale. Mis tähendab seda, et me 15-kordselt võitsime lätlasi, mis on alati magus, kui räägid naabritest. Kuna see sündmus oli ja on täna Eesti motorspordi ajaloos väga oluline, siis ärksamad Pärnumaa entusiastid on võtnud nõuks vedada selle sündmusele pühendatud monumendi sündi. Miks me üldse tahame Pärnus seda teha, on see, et kui need mootorratturid 25. juuli hommikul Tallinnas sõitma hakkasid, siis tegelikult Pärnu enda teatri kohvikus nad tegid peatuse, sõid Eestis veel viimast korda kõhud täis ja samuti tagasi tulles 7. augustil oli nende esimene suurem peatus oli Pärnus enda teatri ees, siis nad muidugi olid juba võiduga. Pärnuga seos on veelgi suurem, nimelt selle Eesti-poolne meeskonna toonane kapten Harri Pärkmaa oli samuti sünnilt pärnakas. Meil on avatud motomonument.ee oma kodulehekülg, kus on siis peal nii informatsioon selle tähesõidu kohta nii lühikesena kui ka pika loona koos piltidega. Seal on olemas need ideekavandid ja seal on ka olemas informatsioon selle kohta, kus ja mismoodi te saaksite meid toetada selle suurepärase Eesti mootorratturlusele pühendatud motomonumendi ühisalgatuse läbiviimisel. Monumendi loomise initsiatiivgrupp annab endale aru, et eks need asjad väga kiiresti ei käi, kuid oluline on see, et rattad on pöörlema pandud ja seda enam seisma jätta ei saa.